No nii, Sakapoo-Malakas, Aldo, oleme valmis alustama oma 4. saatega. On vist täna 4. Saamuse Vaba Hääle 4. saade podcast. Ja just, Saamus on vaba, hääl on vaba. meil on täna ka Riho. Täpselt nii, Mestis. tule näita kaadrisse. Aitab natuke meil salvestada ja sest meie pudised näpud ei saa sellega alati hakkama. Me oleme selles mõttes jah, natuke tegeleme globaalsematega probleemidega. jah, et me ei suuda nagu tehnikaga nii palju kurssi ennast viia. Noh, ja 4. saadega alles, aga see selleks jah, et nagu meil on traditsiooniks, et peaks vist vaatama, kus kohas me siiski elame, ehk siis kaarti näitama veel kord. Kordamine Tarkuse ema. Et siin on siis Saamus, see saar siin. Näita natuke lähemalt. Ja, vaatame lähemalt. Me vaatame seda pudelit väga lähedalt veel, aga noh. Äkki saab fookusesse. Ja saab fookusesse. Nii. Võta liigut. Tule veel lähemale, ma ei näe, kus see on. Ma pean, äkki peaks välja valama. Vaat nii, väga siis hea. näeks paremini. Täpselt ei näe midagi. Näita nüüd, kus me oleme. Ja, oleme siis praegu West Endis. See on siis läänepoolne saare osa. Ja mina elan idablokis ehk siis Pythagorskis. Tervisi Pythagorski inimestele. Ja eks me siis vaatamegi seda kaarti natuke lähemalt ka. Samal ajal Aldo võib siis rääkida juba, mis on vahepeal lääne blokis või lääne sektoris uudist olnud. Vahepeal. No, vahepeal sa jõudsid ühe korra veel külastada minu mõnest. Sa ei pea kõik välja rääkima, kui sa juba uudistest räägid. No, siis me millegipärast ei teinud podcasti. Mis see põhjus võis olla? Ma ei mäletagi. See oli küll äsja, aga... Tuleb meelde. Tõepoolest üks tehniline selline vahele põige, et oli lihavõte. Nimelt kreeklased peavad siis flegmaatiliselt pool aastat hiljem oma lihavõtteid. Te olete selle ammu Eestis lihad ära võtnud. Ja sellega seoses võib-olla näitamegi ühte Kreeka traditsiooni, kuidas kreeklased mune koksivad. Ehk et te olete seda ammu teinud, aga me veel ei ole. Kreeklastel on natuke väike omapära selles suhtes. Me Aldoga näitame seda lihtsalt niimoodi. Ja, teeme niimoodi. Te näete ikkagi. 3. Ma ju ütlesin, et terav ots on eesmunal. No, okei, see selleks. I'm so sorry. Ja mul ka. Sama lugu, sorry, väga sorry. Aga mis seal ikka? Ilusad lihavõtteid sullegi, ilusaid mune. Natuke tuleb ikka traditsioone siinmaal jälgida ka. Absoluutselt. Siin ei saa teisiti. Siin käib kogu elu traditsioonide ja aja arvamise järgi. Kui teie, nüüd pange tähele, peate aja arvamist selliseks, et te lihtsalt näete, kuidas kell tiksub, aeg läheb, siis siin on tõepoolest aja arvamine. Te lihtsalt arvate aega, millal tuleb teil näiteks mõni remondimees, millal mingisugune kiri laekub, millal te saate kardula maha panna või mis iganes. See on õige aja arvamine. Ja neid tuleb siin austada. Ja kui kreeklane näiteks ütleb homme, siis sa pead tema kõne varjundist aru saama, kas ta mõtleb homme või ta mõtleb lähemat tulevikku. Et kas seal on jah küsimärk taga või on see tõesti homme? Sest ta võib ka järgmine päev tõesti kell 8 hommikul ukse taga olla. Ja. Absoluutselt. Sest on kahte moodi kokkuleppeid. Mõned peavad ja mõned ei peagi pidama. Jah, täpselt nii. Et mõned ongi nagu retooriliselt pigem, jah. Jaamas. Igas jaamas. Kas kuulajad said aru, kus me asume? Ma võiks uuesti näidata varsti, aga... See ei ole nii lihtne. See ei ole. Vahest ärkad nagu hommikul üles ja mõtled, et kus pool see ida, kus pool on see lääs. Mina ka alati aknast välja vaadates ei saa aru, kus pool me oleme. Me võiks muidugi näidata aknatagust ka, meil on siin paar akent stuudios, aga... Vahest näitan külalistelt, seal läänes, kus on Türgi ja mõtled, tegelikult oli vist hoopis seal pool. No me Pythagorski linn asub seal lääne poole ja et me võime mõne aja pärast seda kaarti uuesti näidata, aga vahepeal võib ka siis rääkida kohalikest sündmustest, Eesti sündmustest. Sissejuhatuseks, mis me siin räägime? Mis siin enam rääkida, jah? No aega on natuke vahepeal merre voolanud, et pühad said mööda. Nagu näha. Eesti kõrts laamendab, toimetab juba siin. Ja. Kuigi vist mitte veel igapäevaselt, aga enam-vähem igapäevaselt juba käib. Sina vist et Kaia, jah. 20. maist läheb lahti iga päev. Muide, kui keegi arvab, et seda podcasti on lihtne teha, siis teeksite ränkad. Me 2 päeva oleme hoogu võtnud. Täpselt nii. Ja hoog on juba päris
päris hea. jaa, millest me räägime. Eile me terve õhtu valmistusime restoranis ette selleks. Põhimõtteliselt me isegi paberi peale kirjutasime mingid märksõnad. Mida me ei leidnud ülesse pärast. Või ei suutnud dešifreerida. Dešifreerida, jah. Et see annab veel siiamaani tunda, see dešifreerimine. Aga dešifreerimiseni. No, mis nagu vahepeal veel, ma mõtlen, juhtunud võiks olla. Ilm on kummaline olnud. Siin on alati kummaline ilm teil. Ei ole nagu ühtlaselt soemaks läinud nagu suvehakul tavaliselt. Peaks minema. Tuuled, mingid imelikud pilvised päevad. Aga keda see muidugi huvitab? Ei, meil on siin alati sitad ilmad. Teil on seal mõnus päike, soe. Päiksevalitsus, jah. Kas meil sellest on ka midagi rääkida? Ei ole. Sellest ei hakka rääkida? Sellest ei hakka rääkida. Okei, selge. Kirjade või meil nagu korrespondentsi kirjade rubriigist ma mõtlesin. Sõim ja sopp. No jälle Jüri Ennet kirjutab. Uurib, et millist eeskuju me anname noortele inimestele. Noh, et inimestele tuleb anda seda, mida nad tahavad, et sellist eeskuju nagu nad ise soovivad. Ehk et jah, peamine on see, et me oleme eeskujulikud. Võib-olla siinkohal oleks see savalaste... Jaa, tõepoolest. Sõnum siis öelda. Tervitusi naaberriiki Soomesse. Kelle naaber? Jah, ma tahtsin just öelda, et me väga kauged naabrid, aga et Savo maakonnas on Soomes selline ütlemine, et kui te kuulate Savolast, siis vastutus jääb teile kui kuulajale. Me tahaks öelda seda sama. Jah, me ütlemegi. Vastutus on teie. Jah. Kas meie saade on endiselt lastesaade? Sellega on tõesti siuke naljakas lugu, et meil ju... Arvi tegi selle YouTube'i mina tegin ja ei teinud, aga noh, see selleks, ma õppisin seda lõpuks kasutama. Mõte selles, et YouTube küsib, kas saade on lapsesõbralik või ei. Ja seoses sellega, et kui ma tahtsin ausalt kirjutada sinna või teha linnukise, et see ei ole päris lastesaade, siis hakkas tulema igasuguseid piiranguid, et ma pidin veel neid klikke tegema, et et kas me tegeleme pornoga, kas me propageerime vägivalda või mingit muud sallimatust. Siis ma leidsin lihtsama vastupanu tee, ehk et klikkasin, et see on lastesõbralik. Nüüd sellest alates on meie saated kõik lastesaated, ehk et koheselt tuli sinna kiri, et need on lastesaated. Jah. No jah. On nagu on. No jah, et aga nüüd, ja muidugi veel, et pärast 2,5 aastat... Me võtsime Tuneesia lipu maha. Võtsime Tuneesia lipu maha, jah. Et keegi ei saaks öelda, et meil ka ei oleks nüüd Ukraina lipu. Ei, meil on, jah, me tegime ise. Kas see oleks õiget pidi või valet pidi, selles me ei ole päris kindlad. Sõltub, kuidas pidi kaamera praegu on. Downside up. Ma arvan, et ta ei ole õiget pidi, aga samas... Päike on kuldne, meri on sinine. Teistpidi võttes jälle on ju. No ja selles mõttes, et kas üleval on päike või on taevas. Kui taevas on sinine... No mida sinine üldse symboliseerib? Merd ikka või? Ei, taevast. Kurat, meil ongi valet pidi. Jaa. No mis see kollane on? Kollane on, vili oli vist, jah, mais on kollane, jah. Ma arvan, et see võib olla, et meil läks valet pidi see. Lihtsalt töömees, kes selle üles pani, oli värvidne ja ta ei teadnud ka lipu tegelikku tähendust. Aga noh, las ta nüüd siis olla. Sinine on ka ilus värv. Et näed siis. Sa mäletad, mis juhtus Eestis selle tüübiga, kes hümni... Sina rääkisid, oli mingisugune Eesti venelane, kes tegi oma sõnadust Eesti. Jüri Kiivit vist, jah. Jüri Kiivit, jah. Tal läks paavasti, ta sai 15 000 trahvi. Ma saad 15 päeva. See ei ole kõige hullem selle kõige taustal. Aga 15 000 trahvi on muidugi tõsiselt. Kuidas sul vahepeal läinud? No, eelmine kord rääkisime, et meil on tulnud lateksiired Pythagorskisse. Neid näeb harva öisel ajal. Aga see on ilus vaadata öises taevas lateksit ja iiri. Aga ega meil ei olegi olnud nii palju rohkemat selles mõttes, et ega meie pidasime ju lihavõtted ära ja siis nüüd me oleme jälle siin läänesektoris. Nagu ma eile su käest küsisin, et kas sa oled rohkem olnud viimased paari kuu jooksul siin või oma kodus, siis ega sa ei osanudki vastata. Ega mul see ajaarvamine segamine läinud küll, jah, selles mõttes.
oled sa hakanud ekskursioone tegema Pythagorias, Pythagorskis? ei, ma olen teinud kohalikele õigemini mitte päris kohalikele eestlastele, aga jah, et ma olen tutvustanud kodulinna ja noh, Pythagorias on ju palju rohkem siukseid Vaatamisväärsus nii-öelda mõtled. kultuuriobjekte, eks ole. on küll. Meil on näinud Pythagorase koobas. Seegi juba midagi, see on kõige kõvem ja kõrgem koht. Ja kloostrid, eks ole, teil on seal ikkagi natuke suurem valik. Spilianise tunnel, Eupa linnas on tunnel. Tee lähedal on ka rohkem kloostrid tegelikult. jah, no siis on mis muuseum, arheoloogia muuseum on teil seal. täiesti siis on teil see, sinu kodu kõrval on see kindlusmuuseum. see on siis Logoteegi Castle ehk kindlus, jah. Lykurgos Logoteetis. sellest ma tahtsin rääkida. võitleja, jah, me tahtsime jõuda selleni, aga mitte kunagi ei jõua selleni, et kuidas iseseisvus ikka kätte jõudis ja miks ta on 1821, kuigi Kreeka sel päeval ei saavutanud veel midagi. tõsi, aga mis seal ikka, meil ju Eestis ka 18. aastal 24. veebruaril ei toimunud midagi muud, kui lihtsalt eestlased iskisid korra üheks ööpäevaks lipu Hermanni tippu. ja lugesid ette manifesti. aga noh, see on lihtsalt mis ma öelda tahan, et Pythagoria on ikkagi nagu näiteks minu sõber Stavros, kes elab siin külas, kultuuripealinn, võib öelda, kuigi Karlovasis on noored ja üliõpilased, see on ka nagu jah, see on omaette nagu hariduspealinn, see on nagu Tartu. Teil noori nii palju ei ole, aga teil on siuke vana raha, vana klikk on ju. Muide, meil hakkavad noored alustavad seksuaalelu väga varakult. Ma olen kuulnud isegi hommikul kella 8 ajal, jah. Juba on kuulda, et väga varakult algab see seksuaalelu. Noh, mõnikord isegi 6 ajal juba hommikul. Te olete kooli kõrval? Kool on suhteliselt lähedal, jah. Lasteaed on lähemal. Me ei kuule siin midagi. Kuule, kas me teeme lastesaadet või ei tee? Ma mõtlesin ka. Ja, okei. Aga nojah, ja vaat, võib-olla kõik kuulajad ei mäleta esimesest saatest seda, et ma väga loodan, et nad ei mäleta. Pythagoria ei ole alati olnud Pythagoria nimi oli vanasti Tigann. Praepann, jah. Et seal on kõige kuumemad need temperatuurid reeglina, jah. Suvel, jah. Just. Ja seal veetsid ka siis suvel aega 2000 või 2500 aastat tagasi Kleopatra, Marcus Antonius, siis seal ehitati välja need omaaegsed spaad, saunad. Jaa, sellest on isegi varem alles, just. Puhkemajad. Just, korralik kompleks, jah. Ma ei tea, miks ma sellest üldse praegu räägin, aga lihtsalt... Ma arvan, et sa tahad sauna. Sa oled ammu rääkinud, et mida Kreekas või jah, Saamusel on puudu, siis see ei ole mitte niivõrd Vana-Tallinn, see ei ole niivõrd jah, must leib, vaid jah, et siin ei ole saunu. Me ootame saunasid. Inimest, kes oleks valmis tulema aitama meil tegema siukse nagu kõige optimaalsema saunaprojekti. Et ühtepidi ta võiks olla ratastel, sest meil all mere ääres ei ole just ka oma maad, on ju. Ja, ratastel saun. Siis ta võiks olla nagu mere lähedal ratastel, aga teistpidi ta peaks olema korralik saun. Aga miks te mitte parvel saaks hüpata merre? Kes viitsib või jaksab rohib veel tagasi sauna, väike looduslik kadu. Ma mõtlen ka, et natuke võib-olla ebaturvaline. Ja, haid, krokodillid, pirajad. Siis on ka veel kirjutanud Anatoli Põder meile Mendialast ja küsib, et kui mitu saadet me plaanime teha? Mis küsimus see? Mis mõttes, et kas järjest või siis? Tal võib-olla on juba kopp ees. Ma ei saa aru, ma ei tea. Me võiksime tegelikult ju mingi lihtsalt nagu suvepuhkuse, nagu kõik teised saavad endale lubada. No me ei saa, meid ei luba keegi välja. Ma võiks lubada endale seda. No kas või tingimisi või amnestia korras natukene, aga praegu hetkel on kavatsus ikkagi veel vähemalt mõned saated teha enne kui surm tuleb. Nojah, enne kui keegi saate kinni paneb, eks. Me sellest ka räägime. Me elame vabal maal, vaba häälega. Kes meid ikka kotib? Ma tahtsingi seejuures... Me ei kuulu mingi ringhäälingu, mingi seaduse alla või midagi. Jah. Üks tervituse näide Sandra Õgevale, tere. Oli siin mõni aeg tagasi temaga vestlus. Temal nimelt on residentuur Itaalias ja siis nagu võrrelda
eestlaste kogemusi Kreekas, Itaalias, mujal. et huvitaval kombel, ma nüüd nimesid ei nimeta, aga mõned eestlased on Põhja-Itaalias hädas sellega, et töömehed koorivad neilt mitu nahka. ja põhjus on see, et tegemist on itaallaste, põhja-itaallaste jaoks rikaste põhjamaalastega. Neid võib võtta, on mida võtta, eks. kui inimesed juba ostavad maja kuskile Itaalias, siis peab raha olema. et see on üks huvitav sihuke dilemma, et valdavalt Eestis me puutume kokku sellega, et eestlane tunneb ennast kui vaese ida-eurooplasena, aga itaallaste jaoks oleme juba 5 rikkama riigi hulgas ilmselt ja tulemus on see, et noh, saab koorida, et me oleme hoopis rikkad põhjamaalased. no kust nad seda muidugi võtavad, ükski Eurostati tabel ei näita seda. No me jõuame jälle selle päikse valitsuseni, eks ole. Ei, me ei tahaks jõuda selle. Jah, selline vaheklipp. Tervitame Andrest, kes sellega meid tervitas. Sul oli ka Itaaliaga seoses miski ei, ma jäin kõigepealt mõtlema nagu selle. No tegelikult eestlane ei taha ennast samastada ju selle endise sotsi. Ei taha, nutab, aga ei taha, eks ole. Selles mõttes, et ega ta ei taha. Tahaks ikka kuuluda sinna Lääne-Euroopas. No jah, ja nüüd me oleme. Skandinaavias. Ja nüüd maksame mitu korda rohkem. Põhjalasse. Jaa. Aga me ei küüni nagu vist nende palkade asjade poolest, aga võib-olla itaallased ei tea seda. Nojah, seal nad küünistavad, aga meie siin Kreekas... Mina esimesel võimalusel kohe kreeklastele tegin selgeks, et... Meil raha ei ole. Rahaga meil ei ole probleemi, sest seda meil lihtsalt ei ole. Mingit muret ei ole rahaga. Ei no alati kui küsiti, siis ma ütlesin, et noh, palka saame umbes sama palju või vähe kui teie. Sest noh, kreeklased vahest ju tere asemel küsivad, palju sa palka saad. Mitte, jah, meil ei ole kombeks rahast rääkida. See on jumal normaalne. Ma arvasin, et esimene teret asemel, et kus anna raha. Laena sott. Näiteks tuleb mingi suvaline inimene, kelleks sa saad tuttavast küsib, mis su nimi on, Aldo on ju. Okei, Eestist ja. Millega sa raha teenid, et sa siin elad on ju? Raha tuleb ju kuskilt majalt teenida. Ei. Võtab alguses, sa võttis kokutama, et noh, mis mõttes, et keegi tuleb mingi suvaline tüüp, tuleb küsib palju palka saab. No, nad on selles mõttes otse kohesemad või nad lähevad kohe nagu selle üdimesse välja või nagu... No ja nad küsib seda, mis nagu... Mis tal vaja? Tundub nagu oluline, noh. Ja. No, eile kui me arutasime restoranis, et noh, kuidagi see Itaalia teema ju, noh, Sandra Jõgevaga seoses ka... Seda mitte ju Hispaaniast. Tervitan mina ka. Jah, tere Sandra. Me oleme ju saatuse kaaslased selles mõttes. Absoluutselt. Sinul on presidentuur Itaalias, meil siin. Just. Ma mõtlesin, sa räägid minuga. Ja, Sandra, ja, aga ei, Itaalia on kentsakas riik, ma eelmine ja üle-eelmine aasta käisin seal, ma ikka mõtlen, et no sinna kolib väga palju eestlasi, aga vist mitte nii palju kui Hispaaniasse. Itaallastega ei ole väga, ma arvan, et nendega ei ole alati lihtne asju ajada, sest minule nad ei sobi nii hästi kui kreeklased. Aga Itaalia on nii kuradi erinev, vaata, kui sa sõidad seal natuke ringi, seal on kõik need maakonnad on, noh, ma räägin üks triviaalselt just. Räägi. Ma saan vahepeal puhata. Ja saan vahepeal oma märkmeid jälgida, et mis ma siin ise olen 100 kilomeetrit on loodus täiesti erinev, inimesed on täiesti erinevad, majad on hoopis teise kujuga. Kusjuures mul on sama lugu. Lähen mööda tänavat, näen inimest, järgmisel tänaval näen hoopis teistsugused inimesi. Ja niimoodi pidevalt. Kuna ma nägusid väga ei mäleta, siis mul on kogu aeg siuke tunne, et ma näen inimesi esimest korda, kuni nad mitte helista, kellelt teretavad ja noh, kas küsivad raha, nagu sul juhtus või siis lihtsalt tuletud meelde, et kes nad sellised on. Mul tuleb meelde küll üks juhtum, enne kui sa tagasi jõuad Hispaania või Itaalia juurde. Samos Beer, siuke käsitööõlle väike pruulikoda avas oma uksed. Soovitan kindlasti Kerkise õlut nimel Kerkis. See on selline 8-voldine tume šokolaadi maitseline, kas ta oli vist double IPA. Seda hakati alles nüüd tegema. Just see aasta. Ja omanik on Waleslane, abiellus, kui ma õigesti aru saan, kreeklasega. Ja ta teeb seda täitsa meie maja lähedal. Kui keegi tahab tuuri teha, siis võin juhatada esmalt Samos Beer nimelisse väikesse pruulikotte, kus on ka lauad väljas ja saab koha peal maitsta või kaasa osta. Korra segan sellal, kui me siin, sa räägid õllest, et siis Eerik on saatnud pildi lapse kõrvatagusest, kus on siis 2 puuki, on ju. Aga miks ma seda räägin? See on laste saade sellepärast, eks ole? Jah.
miks ma seda räägin, on see, et noh, Erik ei tea võib-olla, Erik on üks meie sõber-töötaja, kes siin ka elab. Et ta ei tea seda, et puugid ei kanna haigusi Kreekas saarusel. Et ma ütlesin lihtsalt, et võta ära ja pane natuke viina peale või midagi. no võtame ja paneme viina peale. Et lihtsalt Erik oli murelik, ma pidin talle vastu. Eerikule sellega seoses tuli meelde jah. Sellest peame desinfitseerima. See on vesi, ma loodan. Seekord me vist ei räägi uusost, eks. Et räägime millestki muust. Aga me võime mõne aja pärast jälle kaarti näete, kui inimesed ei usu, kus me oleme. No me ise varsti ei saa enam ka aru, mis pool me oleme. No ja. West side ja east side. Palju meil selle ploki lõpuni on, Riho, sa tead? Kohe mõtlen. Kas me jõuame veel ühe jutu ette võtta või? 8 minutit. 8 minutit. Kuule, räägi see Hispaania jutt lõpuni, mis sa tahtsid rääkida. Ega Itaalia. Hispaania. Noh, ma mõtlesin eelmine aasta. See oli juba üleline aasta. Me läksime siit Ateenast Patrasse. Patrasse saab laevaga, tegelikult saab 3 sadama vist. Ancona, Bari, Brindisi, no et sõltub kui kõrgele sa sinna tahad minna või kui alla. Me läksime Barisse, sest me tahtsime minna allapoole. Tegelikult oli niimoodi, et me läksime laeva peale, siis me ei teadnud veel, kuhu me nagu sealt Barist läheme, et minna tahame, kas üles või alla. See pidi sõltuma sellest, et kas me lähme oma vanemale tütrele külla või me ikkagi ei lähe. Siis selgus, et vanem tütar on hoopis Belgiast nagu lahkunud. Selleks. Et ta oli sellest boyfriendist lahku läinud nii-öelda. No pikk jutt ma... Teeme eraelusid, ei hakka siin mustapesu korras lahkuma. Jah, okei. Ma mäletan teie seda reisi. Ma olin ise ka siis saamusel just. Et siis keerasime hoopis auto Nino alla sinna. Me ei läinud Sitsiiliasse, aga läksime sinna lihtsalt alla poole 2-3 maakonda, mis seal on. See oli mingi siuke aastaaeg ka, kus üldse inimesi ja turiste ei olnud. Novembri lõpp keskel vist. Midagi sellist. Ja... Kurat, naljakas. Sul läks meelest ära, mis sa rääkida tahtsid või jutu järgi? Ma nagu tahtsin Itaaliast üldisemalt rääkida. Sellest, et kui erinev on ühe maakonna Itaaliast teisega võrreldes või? Nojah. Siis mis ma võib-olla rääkida tahtsin, me nendest tühjadest ja sellistest väheturistlikest linnadest ühel hetkel kõrini ja siis me sõitsime Sorrentosse. Amalfisse, et ka näha elus korra ära siis selline tore asi, päikseräinik. Ükskord elus, nagu sõita Pariisi ja Suure seal või seda osta. Aga see oli selles mõttes nagu üle kurb, et kogu see poolsaar on sükene kitsas. Kingakujuline vist ja kitsas. Või saapakujuline isegi, jah. Et seal see auto liikumiskiirus oli kuskil 20 või 25 kilomeetrit tunnis ja ega sa ei saanudki kuskil nagu pidada, sest et kõik parkimised olid täis ja sa pidid teadma, kus see kuradi parkla on. Ja teine häda, mis oli, see ei olnud võib-olla kõige suurem häda, sest me olime seal ainult 3-4 päeva. No ma loodan, et suuremad hädad said kuskil bensujamas ära teha. Neidki oli raske leida. No jah. Ei ma mõtlesin kogu aeg Maksim Gorki ja Hemingway Maksimovi peale. Aga siis oli küll naljakul kombel oli see, et sõidad kuskil kuradi turistitrapis ja siis ühe maja peal mööda sõitis nägin silti, et siin majas elas Maksim Gorki. See oligi kuskil nagu päris suur. Ta elas Itaalias küll, jah. Kuskil Kapril ka ma mäletan, aga see Kaprile me ei jõudnud, sest meil sai sellest, kuhu ma jõuda tahtsin, oli jutuga see, et ühel hetkel seal Sorrentos või Amalfis oli niimoodi, et sulle vastu käindisid ainult ameeriklased ja hiinlased, on ju, fotoaparaat. Kas teil neil vahet? Mille järgi neil vahet teeb? Hiinlased on alati kollaborandid. Okei, fotoaparaat. Ei lihtsalt, et õlu maksis 10 eurot ja sorbett ka 10 eurot. Meil on siin enam-vähem sama jullehing, mis teilgi seal. Midagi pole muutunud, sittagi ei muutu. Mis mõttes? Meil restoranis on siin 3,5 eurot. Nagu Eestis? No Eestis on natuke kallim, aga kaupluses vähemalt on õllehing enam-vähem sama. Poes vist on sama, jah. Jah, valik on ainult väiksem reeglina tavalises poes. Aga ma veel kord annan vihje, et sa tahtsid rääkida midagi Hispaaniast täpsemalt maakonnast nimega Androluusia. See oli... Mul üks sõver elab Andaluusias ja ta kirjutab mulle üle päeva. Ta nimi on Andro. Aga kui ta nüüd läheb, siis... Äkki tuleme selleni järgmises blokis. Okei, teeme nii. Vahepeal teeme väikse mõtte... Pissipausi. Jah, pausi. Et olge meiega või kui tahate, tulge tagasi. Või ärge olge. Jah, aga jah.
meie tuleme .